Oleme uisutanud, lumesõda teinud. Aga me ei ole kelgutanud ega lumelauatanud, siis me oleme neid Hiiumaal lumemüüri koos oma sõbraga. Väljas on ideaalne talveilm ja otse loomulikult naudivad inimesed seda talveilma. Nad uisutavad, nad kelgutavad. Lihtsalt rõõm on silmis ja natuke tuleb ettevaatlik olla, et kellelegi ette ei jääks. Ma leidsin 2 talverõõmude nautijat. Uisutate täna, jah? Jaa. Esimest korda olete jää peal või mitmendat või? Mitmendat. Oled juba väike proff? Jaa. Ja kuidas sul on? Ma vaatan, et abivahend on täna kaasas. Ma ei julge ise uisutada. Ma olen juba, ma ei tea, mitmendat aastat siin regulaarne käia. Nii et eelmine nädal näiteks käisin 4 korda, see nädal alles algas, nii et täna on esimene kord. Kuidas sinul siis täna see uisutamine läheb? No mul väga hästi ei lähe see. Ei lähe, mis siis puudu on või mis võiks paremini olla? Kõik. Uisutamine võiks olla paremini. Ma käin küll sel talvel lihtsalt korda. Kas jää on liiga libe, võib öelda või? Jaa. Üldjuhul ongi jah, et nädalavahetusel on rohkem inimesi, aga ka tegelikult koolipäevadel, et suur rõõm, et tegelikult väga palju koolilapsi käib ja eks on selle nimel natukene vaeva ka nähtud, et me oleme võtnud enda südameasjaks kooliõpetajate koolitamise ja ma arvan, et see aasta saab ka 250 kooliõpetajat jälle koolitatud, et nad oskaksid ise paremini uisutada ja oskaksid seda nagu õpilastele paremini edasi anda. On siin paar korda olnud niisugused efektimehed, kes nagu seda sama meeles pead, mis seina peal on, ei austa, et Eestis on ikka nagu parema käe liiklus, aga nemad sõidavad siis vastupidi. Aga need üksikud nendest triivime mööda siis, nii et sellepärast ei hakka ennast kurvastama. Mis te arvate, läheme triivime ühe tiiru koos ka, teeme sellise väikese ringi veel? Võib küll. No lähme. Ma nüüd ei tea, kas ma suudan järge pidada ja sammu pidada, te võib-olla olete nii proff. Mina ei lähe kiiruse peale, mina lähen nautimise peale. Ainuüksi eelmisel aastal käis Tallinna uisuplatsidel üle 130 000 inimese. Turvalisus on muidugi väga oluline, et sellest ka see, et kiivrid on siin tasuta ja tegelikult on näha, et võib-olla 10 aastat tagasi, kui oleks tulnud, siis väga vähesed kandsid kiivrit, aga nüüd järjest rohkem. Tallinna lauluväljak seisis juba aastaid tagasi valiku ees, kas panna väravad talveks kinni või lubada inimestel siin lustida. Nemad otsustasid lustimise kasuks. Enne lume saabudes me veel paigaldame siis äärtesse sellised võrgud, kaitsevõrgud, mis siis pidurdavad inimest, et kui see puu liiga läheda hakkab tulema, et siis see võrk lihtsalt hoiab teda kinni ja see on kindlasti see koht, kus neid õnnetusi võiks juhtuda. Lisaks sellele me oleme kohe, kui esimene lumi maha tuleb ja ka kooli vahel, meil oli siis igapäevaselt turvameeskond seal alal, kes siis aitas inimestel turvaliselt mäest alla, mäest üles saada, tekitades sinna sellised liikumis- ja laskumiskoridoorid. Mõned eriti hulljulged võtavad liulaskmiseks kelgu asemel auto. Sellised trikid võivad õnnetult lõppeda. Ka kindlustused näevad, et inimesed on õues ja naudivad talve, kuid kahjuks kus tegijaid, seal juhtub ka õnnetusi. Meil on juhtumeid, kus inimesed kühveldavad näiteks autot, eks ole, lükkavad lund, käivad koeraga jalutamas, et igapäeva toimingutes paratamatult sellise libedusega selliseid juhtumeid tuleb lihtsalt ette. Et kui me toome näiteks mingisugused suusatamised, mäesuusatamised, seal on alati tihtipeale vigastused natukene tõsisemad, et kindlasti kiirus on ka oluliselt suurem, isegi selline kerge lapselik tegevus nagu kelgutamine, et seal samamoodi, et väga tihti me näeme seda, et lumi tundub ilusti puhas, aga kunagi ei tea, mis seal lume all peidus võib olla, olgu seal mingisugused klaasikillud või kivid, mis suure hooga kukkudes võivad väga kergesti vigastusi tekitada. Heidamegi pilgu sinna, kus mäed on järsud ja kiirused suured. Kuivõrd armastatud siis see lumepark nüüd on siin lumi ju maas siiski? Ma arvan, et see on iga tallinlase täiesti lemmikkoht, sest tõesti see lumi on maas ja meie armastame seda ja kõik külalised armastavad ka väga palju. Ma vaatasin, et te ka päris vaprad siin, päris proff olete. Ma proff ei ole. Ma ikka ka siin olen ma algaja. Kus te siis proff olete? Proff ma olin siis, kui ma hüppeid ka natuke tegin. See oli 55 aastat tagasi. Kus kiirused, seal tuleb ka lustides ettevaatlik olla.
eks ikka mäespordis õnnetusi juhtub, et eriti selles osas, et meil on ju ka järsk mägi ja võib-olla kellel need oskused ei ole piisavad ja tihti väikse mäega ja eriti võib-olla siis lapsed arvavad, et nad oskavad rohkem, kui võib-olla nad oskavad ja nad tahavad alati sõita ju hästi kiiresti ja see on tõesti ohtlik, aga et meil pole võib-olla väga suurt õnnetust veel see aasta olnud ja kuidagi mul on tunne, et alati kõik laabub, et kui lumi on maas, siis võib-olla inimesed on nagu rõõmsamad ja heatahtlikumad ja siis võib-olla see kuidagi laabub.